Tere päevast minu poolt, et ma lihtsalt ei saa ühe koha peal seista, et ma siis tunnen ennast ahistatuna. Aga nüüd siis teemast, et oli väga huvitav paneel eelnevalt, et suur tänu paneelis osalejatele. Mina omalt poolt püüaksin siis tegelikult ühe ettevõtte näitel rääkida, et kuidas võiks esimesed sammud või kuidas üldse võiks ettevõtte digitaliseerimine siis välja näha. Räägin seda siis energiatootmise ehk et Eesti Energia baasil. Eesti Energia tegelikult on väga mitmepalgeline või mitmetahuline ettevõte ja kui me räägime Eesti Energia IT-st, siis sellest on hoopis nagu keeruline rääkida, et sellest ei saa nagu väga ühtselt ja ühtsena rääkida. Ehk et ilmselt siin saalis viibijad kõik veel mäletavad seda vabaturu teemat, et kui Eesti Energia või üldse me läksime elektrienergia müügi vabaturule, mis siis toimus ja võib öelda, et suurem osa infosüsteeme, mis siis puudutas elektrienergia müüki, tarbimist, sai siis umbes ka 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi välja vahetatud ja siis tundus, et seal osas ongi nagu kõik tehtud, andmed jooksevad, kliendile andmed kättesaadavad. Samas toimus siis veel ka Elektrilevi kaugloetavatele arvestitele üleminek, mis muide selle aasta lõpus siis ära lõpeb. Ehk et tõepoolest meil on võimalik saada oma tarbimise kohta online infot, mis siis läbi Eleringi andmevahetusplatvormi on võimalik kõigil elektrienergia müüjatel omada siis oma kliente nende teadmistega ka varustada. Aga miks ma need kaks pilti siia välja tõin, et kui me räägime energiamüügist ja Elektrilevist ehk võrguettevõttest, siis need olid, ütleme juba 3-4 aastat tagasi väga hästi digitaliseeritud ja need, mis sammud nad täna teevad, ehk kui palju edasi nad lähevad andmeanalüüsi peale ja mõtlevad, milliseid teenuseid ja andmeid sinna peale saab ehitada, siis see on nagu, ütleme, siukene ideaalmaailm või see on maailm, mida on hea konverentsidel rääkida. Nüüd teine on tegelikult see maailm, millest väga konverentsidel ei räägita. Ja see on see, mis tegelikult tüüpiliselt meie tootmisettevõtetes juhtu on. Ehk et siin on siis tegelikult kaevanduse, energiatootmise ja energiakauplemise näide suuresti. Tegelikult on kõigil või enamik tootmisvahenditel on kaasas DCS-süsteemid, SCADA-süsteemid. Ehk see on siis OT ja need, aga mis nende andmete viga on, need andmed on lokaalsed ja need süsteemid on kinnised. Tegelikult sealt süsteemist väga palju andmeid kätte ei saa. Need andmed tulevad sulle kaasa koos ettevõtte siis masinatega, riistvaraga, mis hangitakse ja need on justkui nagu selle hankija siis pärusmaa. Tihtipeale on seal juures ka see, et 3-4 aastat sa ei tohi üldse neid andmeid puutuda, siis kaob sul garantii ära. Andmetele sa ligi ei saa, nad annavad sulle paberkandjal raporteid ja kui hästi läheb, siis sa võid need andmed ka mälupulga peale võtta. Ehk et suures osas tootmises käibki, et andmed tulevad mälupulga peale arvutisse, kus siis Exceliga neid andmeid töödeldakse ja et siis ettevõtte juhtidele näidata mingisuguseid juhtimisraporteid, siis see pannakse ilusti PowerPointi kujul. Et see on siis tegelikult selline reaalsus, mis 3,5 aastat, 4 aastat tagasi vastu vaatas. Ja loomulikult siis uue inimesena Eesti Energiasse minnes tundus, et esimesed 2 asja seal on, kas kõik asjad juba enam-vähem on tehtud, midagi nipet-näpet saad teha või siis need asjad tegelikult jooksevad ilusti ja äripool ka väga hästi teab, mida ta tahab ja kuhu ta tahab jõuda. Aga see alumine pool, et seal nagu valitseb tühi maa, et see on see koht, kuhu ta võiks panustada. Ja nii me oma tiimiga tegelikult tegime esimese siis
lahenduse või mõtlesime välja, milline võiks olla siis tegelikult kaevanduste ja energiatootmisettevõtete IT-strateegia. Ehk kuidas võiks IT aidata nendel tootmisettevõtetel olla efektiivsemad, paremad ja mida selleks vaja on. Plaan tehtud, koos endale tundus väga äge, läksime siis kontserni juhatusse ja tootmisettevõtete juhtide juurde oma plaaniga, rääkisime selle idee maha, olime ise väga õnnelikud, aga olgem ausad, see ei leidnud väga suurt vastukaja. Öeldi huvitav idee, aga kust me siit raha saame? Jah, ja olgem ausad, siis võib öelda, et me võime öelda, jah, nad olid rumalad, nad ei saanud aru, kust raha saada, teistpidi võime öelda, et jah, meie IT-s olime rumalad, me ei tundnud nii palju äri, et näidata, kust tegelikult siis see äriline kasum võiks tulla. Ja nii juhtuski, et see 2,5 aastat tagasi antud või välja käidud idee, kus olid siis ka mingisugused infosüsteemid, infotehnoloogilised lahendused välja pakutud, see idee läks kalevi alla, sellepärast et meil ei olnud klienti, kes sellest oleks huvitatud olnud. Ja mis siis juhtus? Siis juhtus selline, et nagu me kõik teame, olukord turgudel, energiaturgudel muutus drastiliselt. Et kui te hästi siit näete, on halvasti küll näha, et 2013-2014, kui me selle ideega esimest korda juhtkonnas käisime, siis olid hinnad peaaegu et laes. Ja selge see, et tegelikult kõik läkski väga hästi ja infotehnoloogilises ja ilmselt enam hindu kuidagi üles tuua ei oleks saanud ja nii-öelda kulud oli võimalik väga hästi tuludega ära katta. Ehk tõepoolest ärilises mõttes ei olnud vajadust. Tegelikult hinnad hakkasid langema juba 14-15 oli selge see, et meil on suhteliselt keeruline olukord ja hinnad on nüüd 2016 ikkagi täiesti põhjas. Lisaks sellele on näha, et see hinnaprognoos nüüd tulevikutehingute vaates on näha, et ilmselt ka väga kiiresti ei taastu. Ehk et seda võimalust ei ole, et hinnad tõusevad uuesti ja me võiksime samamoodi jätkata. Ja lisaks sellele, et olles nüüd elektrienergia vabaturul, siis tegelikult ka elektriturul hinnad on väga kõikuvad. Et siin on toodud nüüd ütleme siis 2015 ja 2016 kuni siiani päeva keskmine hind ja te näete, et siin see päeva keskmine madalaim on 6,3, ma loodan, et on näha ja kõrgem on 91,3, aga tegelikult päeva keskel või päeva sees need hinnad veel rohkem drastilisemalt muutuvad. Kui mul on õieti meeles, siis eelmise aasta lõpus kuskil küll Norras oli ka elektri hind miinusmärgiga. Ja kõrgem hind, mida mina näinud olen, oli minu meelest kuskil 250 eurot siis megavatt-tunni eest. Nii et hinnad kõiguvad drastiliselt, mis tähendab siis tegelikult energiatootmisettevõttele, et sa peaksid tootma ja paiskama oma elektrit turule siis, kui hind on sulle sobiv ja kõrge ja võimalikult kõrge. Mida kõrgem on hind, seda rohkem peaks sul siis blokke töös olema ja kui tegelikult hind on sulle ebasoodne, siis peaks sul võimalikult vähem blokke tööl olema. Ja tegelikult kogu planeerimine ja kõik peaks käima selle ümber. Nii, ehk et tegelikult sai selgeks, et meil on vaja turgudega kohaneda ja selleks, et turgudega kohaneda, on vaja millest me täna kõik rääkisime, andmeid. Sa ei saa enam niimoodi minna nagu 3-4 aastat tagasi, et sa sõidad autoga ja vaatad kogu aeg tahavaate peeglisse. Et sa pead tegelikult nägema kogu aeg silmes, kuidas olukord muutub ja sellele suutma reageerida. Nii, ja mis me siis tegelikult tegime selle tegevuste, mis on need tegevused siis turgudega kohanemiseks. 2015. aasta alguses sain
mina siis ettevõtte juhilt tegelikult ülesande alustada siis tootmisettevõtete digitaliseerimisprogrammiga. Ja Hando Sutter targa mehena ütles, et jah, aga Agnes, me ei alusta seda mitte infosüsteemidest. Me tegelikult alustame seda ärist. Ja me alustasime siis programmiga, mille nimeks sai Industry 3.5, sest 4.0 tundus liiga ambitsioonikas, kuna eelnevaid paari pilti tagasi arvestades ei olnud meil justkui veel ka nagu 3.0 päris jõudnud. Et alustasime selle programmiga. Ja eesmärgiks siis tegelikult sellel programmil oli, et kõigepealt me vaatame sellesse ärisse sisse. Selle programmi sponsorid ja stiiringusse kuulusid tegelikult juhatuse liikmed, kes olid otseselt siis tootmisettevõtete eest vastutavad. Ja eesmärgiks oli siis kõigepealt vaadata ärimudelisse sisse, sest nagu te nägite, olukord turgudel oli drastiliselt muutunud. Ehk et täpselt samamoodi seda äri edasi teha, nagu oli tehtud aastaid, suure tõenäosusega ei olnud enam mõtet või see ei viinud kaugele. Et tuli leida uued võimalused vaadata tegelikult äriprotsessid hoopis teise pilguga üle, aru saada, kellelt me mida ootame, millised on tegelikult iga üksiku kas ettevõtte või üksuse roll ja kuidas me seda mõõdame, et need olid need küsimused. Ja sealt võis siis tegelikult selleni, et selle aasta esimeses pooles oli meil strateegia plaanide ülevaatus ja strateegiaplaan juunikuus ka kinnitati meie nõukogu poolt ja seal üheks väga oluliseks 10 punktikst üheks oluliseks oli tegelikult tööstuse digitaliseerimine. Ehk et see on tegelikult tänaseks ametlikult Eesti Energia strateegia. Nii, nüüd mis meil siis muutus, kuidas see meie äri muutus? Et kui ennem oli niimoodi, et meil oli siis Narva jaamad ehk elektritootmise ettevõte, kes siis tegelikult oli suhteliselt iseseisev ettevõte, kellel oli oma kasum, oma EBITDA ja nii edasi ja EBITDA eesmärgid, sama olid meil õlitööstus, siis olid kaevandused, siis tegelikult me olime, kõik saime aru, me oleme ühes energiaturul. Sellest oli räägitud juba ammu, et me oleme üks väärtuskett, nimetati põlevkivi väärtusketiks, aga ettevõtted vastutasid ikkagi igaüks ise oma EBITDA äratoomise eest. Nüüd tegelikult oleme me ühel energiaturul. Ja selleks, et sellest energiaturust paremini aru saada, on vaja tegelikult professionaalne turutundja olla. Ja selleks on siis Eesti Energias energiakaubandus, kes tegelikult planeerib ette, kuidas, kes ja kui palju peaks mida tootma, millisel ajahetkel. Ehk et tegelikult planeerimine nii kaevanduste, õlitehase, elektrijaamadel kui logistika osas käib energiakaubanduses. Lisaks on meil siin taastuvenergiaüksus ja kogu see energia, mis siis nüüd tegelikult nendest üksustest tuleb, selle omakorda energiakaubandus müüb maha turgudel. Ehk, et energiakaubandus on see üksus, kes vastutab Eesti Energias EBITDA eest. Kõik ülejäänud või see ringis olevad üksused ei ole tuluüksused tegelikult. Et see on jälest, et kuidas äri või mõttemaailm nagu muutus. Me ei nimeta neid päris ka kuluüksuseks, vaid nad on tulemusüksused. Ja tulemusüksused sest nende tulemustest, kui hästi nad suudavad seda plaani täita just konkreetsel ajahetkel, siis sellest sõltub, kui edukas on meie kauplemine ja kui edukad me tegelikult turul olema. Ja kui ütleme, kaevanduste planeerimine käib kvartalite kaupa ja käib ka praegu kvartalite kaupa. Õlitehase planeerimine käib kuude kaupa, kuidas, kui palju peavad tootma. Siis tegelikult elektrijaamade planeerimine käib üks päev ette
ette. Jah, meil on ka pikaajalised planeerimised plaan, aga tegelikult päev ette me saame teada, millised on turuhinnad ja vastu seda tehakse planeerimist. Vastu seda tegelikult toimub elektrijaamade tootmise planeerimine järgmiseks päevaks. Kui palju plokke, kuna üles koormata, kes kuna mida alla koormab ja nii edasi, nii edasi. Sealt edasi tuleb ka see, et logistikale ülesanne, kuna logistika, millise kütuse, kellele ette peab vedama. Nii, turgudega kohandumine nendest teemadest ei räägi, aga oluline teema on siin siis energiatootmise omahind, sest mida odavamalt sa toodad, seda suurem on sul võimalus turule pääseda, väga lihtne. Ja mis asjad siis seda tegelikult mõjutavad? Kõigepealt kütuse kvaliteet ja hind ja siin ma nüüd räägin tegelikult kütusest kui põlevkivist. Põlevkivi kvaliteet ja hind. Ja selleks on siis, see on oluline nüüd see, et meil õige kütus, õige kalorsusega, kvaliteet tähendab siis kütuse kalorsust ja niiskust, saaks õigesse plokki või õigesse õlitehasesse. Sest erinevad siis tehnoloogiad kasutavad ka erinevad plokid, kuna nad on erineva tehnoloogiaga ja ka õlitehased kasutavad või nende jaoks on kõige parem natuke erineva kalorsusega põlevkivi ja samamoodi nad nõuavad natukene erinevat niiskuse taset. Ja see on nüüd see, miks on oluline, et me seda kütuse kvaliteedi mõõdame. Jälle tegelikult praegu on olukord juba oluliselt paranenud, aga veel mõned aastad tagasi Mark Scheiderid maa all või siis maapealses kaevanduses mõõdistasid enne ära, et võt siit sellest kohast tuleb sellise kütteväärtusega kivi ja siis see kivi lihtsalt sealt punktist A veeti punkti B. Keegi tegelikult ei teadnud, kas seal oli sellise kütteväärtusega või ei olnud. Jah, laborites enne, kui see ahju pandi või plokki pandi, sealt võeti küll proove, aga laborist vastust tuli selle peale nagu 2 või 3 päeva pärast. Ammu oli see kütus selleks ajaks ära põletatud, sealt sai ainult teada, et miks mingi plokk võib-olla seiskus või õlitehas seisma jäi, sellepärast, et see kütus, mis sinna sisse läks, ei olnud õige kvaliteediga. Ehk et selleks on oluline, miks on kütte kvaliteet. Siis seesama kütuse teekonna jälgimine, kus meil see kütus parasjagu, millise kalorlusega kütus on. Siis teine oluline osa on seadmete hooldus ja remont, et siin on võib-olla veel hea rääkida seda, et Eesti Energias on asseteid ehk et seadmeid, millega me siis töötame kuskil 1 miljardi väärtusest. Ja kõik on aru saanud, et seadmed on meie väga oluline suur vara. Meie, mida me püüame viimased 3 aastat rääkida, et jaa, seadmed on väga suur ja oluline vara, aga teine väga suur ja oluline vara on andmed. Sest kui te ei tea andmeid, mis nendest seadmestest tulevad, siis on tegelikult targalt neid seadmeid väga raske rannida. Ja teine osa on tegelikult see, et neid seadmeid on tõesti väga palju, nad on väga erinevatest ajajärkudest, kõige vanemad on siin 40-50 aastat vanad ja Auveret alles seadistatakse, mis tähendab, et ka erinevad varuosad on ja nende üldine töötsükkel on väga erinev. Ja enamikele siis tehakse seda seadmete hooldust ja remonti väga kindla perioodi tagant. See on siis, kui palju neil on töötunde olnud. Pärast mingeid töötunde võetakse see seade siis töölt ära ja tehakse nii-öelda korraline hooldus või remont ja siis pikema aja tagant on kappremont. Tegelikult maailm on hoopis nagu teises sammus või lähenemises ja võib-olla kõige parem on siin tuua General Electricu näide, et kui General Electric toodab teadupärast lennuki mootoreid. Ja ma saan aru, et kuskil 4-5 aastat tagasi oli umbes see jutt, kus tegelikult insenerid ütlesid, et neid
lennukimootoreid pole enam rohkem efektiivsemaks võimalik teha. Sellepärast, et füüsika tuleb ette. Me oleme kõik ära teinud, rohkem enam efektiivsemaks ei ole seda võimalik teha. Ja tegelikult, kuhu nad jõudsid selleni, et kõigile lennukimootoritele on tohutult palju erinevaid andureid küljes ja nad hakkasid nende mootorite kohta andmeid koguma. Ja täna General Electric ei müü lennukitele mootoreid, ta müüb lennukitele mototunde. Ja nad jälgivad neid lennukimootoreid üle maailma ja nad tegelikult siis nende andmete pealt ennustavad ette, kuna on vaja sellele mootorile nüüd teha hooldust või mis osa hakkab mingil ajal nagu välja minema. Et see on nüüd tegelikult see, kuhu võiks jõuda. Ehk helesinine unistus. Meil on esimene tegelikult, et laovarud kontrolli alla saada ja hakata andmeid koguma tegelikult. Ja siis teine on see remondi- ja hoolduste aeg, miks see jälle järjekordselt väga oluline on, kui te mäletate seda eelmist graafikul, kus elektri hind käib üles-alla, siis tegelikult sa ei saa enam remonte planeerida aasta ette. Et hea näide on jälle sellest aastast, et meie selle aasta vist kõige kehvem kuu peaaegu oli jaanuarikuu, kus me olime hästi planeerinud, et me hästi palju elektrit müüme, tegelikult me müüsime oluliselt planeeritust vähem ja me oleks võinud seal remonte teha ehk kiiresti nagu reageerida. Aga august oli seevastu jälle üle ootuste superkuu, et me ei ole kunagi augustis nii palju elektrit müünud, kui me müüsime see aasta ja mis sellega tegi, et jah, et oli näha, et elektrituru hinnad jäävad kõrgeks, kuna turul, kus me siis oleme, siis Põhjamaade ja Balti turul tegelikult päris mitmed elektrijaamad olid väljas. Ja mis see meie jaoks tähendaski seda, et me osad remondid vaatasime ümber ja osad remondid poole pealt lõpetasime ära, ehk et panime oma plokid lisaks tööle, et raha teenida. Et see on see, et miks see on nii hooldud. Ja viimane asi on tegelikult niisugune tootmisseade optimaalne kasutus ja mida ma siin all mõtlen, on jälle see, et täna neid enamik seadmeid, ka seda viimast Auvere seadet tegelikult juhivad operaatorid ehk juhivad inimesed. Kuhu me tahame jõuda ja kus me teeme siis ühe ploki põhjal hakkame tegema esimest katsetust, on see, et tegelikult on teada, millistel tingimustel põlevkivi kõige rohkem nagu energiat välja annab. See oleneb siis järjekordselt, me peame teadma seda põlevkivi kalorsust, tema niiskust ja siis tegelikult mängitakse temperatuuri ja rõhuga ja sellega, kui palju õhku juurde antakse. Ja inimene ei suuda seda kunagi käsitsi nii hästi manageerida, et järjekordselt automatiseerimist ma mõtlen seda, et seal on andurid ja andurid siis tegelikult üksteisega suhtlevad ja annavad üksteisele käska. Ehk et selle ploki juhtimine siis toimuks täisautomaatselt. Ehk et need on need asjad, mis me siis tegelikult sellest äriprotsessist välja korjasime, kus võiks olla need nii-öelda madalal rippuvad õunad. Kas nad nüüd päris madalal on ise küsimus. Aga kõigi selle nähal, kui sa midagi tahad tegelikult näha, et kuidas sul läheb, siis sa pead suutma seda nagu mõõta. Ehk et lisaks kõigile sellele on tegelikult tootmise tulemusmõõdikute jälgimine reaalajas see võti, mis tegelikult meie enda usu kohaselt edasi aitab. Siin on pilt siis nendest tehnoloogiatest ja nii-öelda passwordidest, mis hästi palju erinevatel konverentsidel räägitakse ja millega me ühte või teistpidi ka kõik nagu oma tegemistes oleme seotud. Et kuidas IT-tooteed ühendada, kuidas paremini MES-süsteeme, see on siis Manufacturing Enterprise süsteeme integreerida või üldse pilti tuua, kuidas big dataga toime tulla, mis see tegelikult tähendab. Ja big data Eesti Energia mõttes võib-olla on jälle hea näide see, et kui me räägime OT-st ehk siis tööstusautomaatikast tulevatest andmetest, siis sealne andmete hulk on tohutu. Ja üks näide,
Auvere elektrijaam, mida siis praegu püütakse üle anda meile ja nagu korralikult tööle saada, seal tuleb erinevate signaalide hulk, mis sellest tehasest välja tuleb, on 40 000 signaali. Enamik nendest tuleb mingisuguse sekundi intervalliga. Et see on big data minu jaoks, et kui keegi küsib, et mis see big data tähendab. Et nende andmetega toime tulla. Täna me oleme tegelikult, ütleme nimelt, sellest 40 000 välja valinud 8000, mida me arvame, et sellises kõrgemal tasemel ärijuhtimiseks või juhtimiseks vaja on, et paljud ikkagi jäävadki sinna operaatori tasemele ja neid andmeid me vähemalt esialgse oma infosüsteemidele üle ei tõmba. Ja loomulikult siis ka cyber security ehk küberturvalisus, et mida rohkem need andmed ei ole lokaalses masinas, vaid nad on võrgus, seda rohkem on nad haavatavad ja kui meie jaamad on ka elektrijaamad, siis elutähtsa teenuse osutajad, et kindlasti peame me nagu hea seisma selle eest, et need jaamad tõepoolest tööl on ja keegi kurikael ei tahaks neid siis väljastpoolt üle võtta ja seisma panna. Nii, aga mis need tegelikult siis passwordid meie jaoks tähendavad, ehk mida meie oleme tegelikult püüdnud siis oma meeskonnaga sealt teha. Üks suur väljakutse on tõepoolest need DCS-id ja SCADAst tulev info, et kuidas seda infovoogu integreerida, kuidas neid infosid sealt kätte saada, mis nendega teha, kuidas tegelikult jõuaks nad väärindatud, nii et neid saaks analüüsida ja sealt nii-öelda uusi järeldusi teha. Kuidas tulla selle sama big dataga välja, milline on see õige platvorm, mida teha, milliseid arvutusmootoreid, kuidas me selle paneme, kus kohas see arvutusmootor peab olema, kas arvutusmootor peaks olema DCS-süsteemi juures ja sees või ta peaks olema kuskil kõrgemas andmekihis või peaks ta olema mitmes kihis, et hästi palju on selliseid ideoloogilisi vaidlusi. Siis tootmisprotsessi endiselt on vaja leida sobilikult MES-süsteemid või neid siis ka ise välja arendada, et siin on hästi palju erinevaid võimalusi ja võib-olla paljudele siukseks huvitavaks, et miks ma räägin siit IT-infrastruktuurist ja IT-infrastruktuur on mõnes mõttes siukene ühtepidi out of the box ja võiks öelda, et IT-infrastruktuur, siin me peaksime cloudist rääkima. Ühtepidi ma olen nõus ja me kindlasti uurime ja kasutame ka mingites kohtades pilveteenuseid, aga meie IT-infrastruktuur on just hästi palju siin seotud sellega, et need ootesüsteemid, mis meil nüüd ettevõtetes on, siis sealne infrastruktuur on pehmelt öeldes keeruline isegi kirjeldada. Ma tõesti ei oska seda sõnadega kirjeldada. Meie mehed, kui neid seda järjest avastasid, seda maailma, siis käisid ja tegid pilte ja nad on täiesti eraldiseisvad, tihtipeale ongi ta selle operaatori, ma ei tea, töölaua all on heal juhul või istub kuskil koridoris tolmukorra all ja need serverid seal on vahest isegi 10 aastat vanad, et mõnele nooremale inimesele võib sealt pealt nagu ajalugu õpetada, et muidu võib-olla ei ole seda isegi näha. Et sellepärast ja kui me seda sealt infrastruktuuri ja kogu seda võrku ja kuidas me seda haldame ja hooldame, seda korda ei saa, siis me võime ülevasse ehitada mis iganes uhkeid süsteeme. Tegelik seis on see, et sealt ühel momendil see süsteem lakkab töötamast, me ei oska sellega enam mitte midagi ka teha ja meil tegelikult andmed ei tule. Andmearhitektuur ja küberturvalisus siis samamoodi.
siin on üks niisugune lihtne pilt, et mulle hästi meeldis, Taavi ütles, et näed, sellist pilti siin ei tohi näidata, ma võiks ka öelda, et sellist pilti IT-konverentsil näidata ei tohi, aga ma tegelikult tõin ta sellepärast, et see on umbes pilt, kuidas me räägime oma äri poolele, kuidas need asjad on, millistes plokkides mingis asjad on, ehk see S on siin tegelikult siis ootesüsteemid, SCADA-d, DCS-süsteemid, siis on üleval järgmine on see integratsioonikiht, ehk kus me räägime, et me tegelikult need alumised andmed, need lokaalsed andmed toome üles ära, siis infosüsteemidesse, kus siis saab neid edasi analüüsida, mitte et igaüks oma PC-s analüüsib andmeid. Ja järgmine on siis tegelikult manufacturing execution süsteem ja üleval on siis tegelikult nii tootmise juhtimine, kauplemine kui ka siis juhtimise info ja kõrval on siis operatiivandmete hoidla ja sealt siis nii-öelda arvutusmootor. Ja peale on alati küsimus, et jah, kuidas neid andmeid visualiseerida, kuidas teha self-service, kui palju võiks äripool andmeid käes olla, kui palju need äripool ise võib andmeid väärindada, kas ta võib seda teha, kas siis ei hakka jälle seesama olukord, et igal ühel on omad andmed ja siis istuvad inimesed ümber laua koos ja vaidlevad, kellel on õigemad andmed. Et kuidas ka tegelikult kogu see andmete omandus ja reeglid andmetele siis kokku leppida. Teine pilt on võib-olla rohkem siis IT-inimeste pilt, ehk et siin on näide sellest, et kuidas me oleme püüdnud oma andmehõive sihtarhitektuuri paika panna, et jälle, et mitte kõike korraga teha, vaid rääkida, mis meil on, mida me täna ei puutu, millised on need meie jaoks uued kastid, mida me seal püüame proovida, mida me kaasame katsetesse, mida me ütleme, et praegu me seda oma nagu nii-öelda proovifaasides katsetes ei kaasa, aga sellele tuleb mõelda, sellele tuleb järgmises etapis tähelepanu pöörata. Ehk et mis on meie järgmine faas. Et sellest rohkem rääkima praegusel momendil ei hakkaks. Siis veel korra räägiks üle, et mis siis on selle suure programmi, mis Eesti Energias siis 2015 nüüd käima sai, mis on tegelikult juhtkonna tasemel toetatud ja ka veetud Industry 3.5 programmis täna tegevused, et tänasel laual. Ehk mis on selle programmi portfellis. Kui ma ütlesin, et me alustasime ärist ja me lammutasime suhteliselt nagu äritükkideks ja vaatasime, kuidas just tegelikult seda ärimudelit ümber muuta, siis ühte asja seda programmi alustuses me saime aru, et me võime hakata ka IT poolt tegema, olenemata sellest, millisele järeldusele nagu äri tuleb. Ja see oli just see, et kuidas me need OT andmed, need lokaalsed andmed teeksime kättesaadavaks, et kuidas neid andmeid nagu tuua ja sealt alt siis tuli see sama eelnevalt kirjeldatud infrastruktuuri olukord, et siis me jõudsime sinnani, et okei, et see infrastruktuur on seal ka äärmiselt nõrk all, et ka sinna tuleb nagu nii tähelepanu kui ressurssi eraldada. Siis meie selle aasta lõpu eesmärk on see, et meie KPI-d peavad olema kõikidel juhtimistasenditel jälgitavad, need on tootmise KPI-d, paljud nendest KPI-dest arvutatakse tõepoolest välja sellest pealt, mis need samad OT-süsteemides olenevad andurid annavad, ehk et nende andurite andmete põhjal see saab olema päris challenge ja ma ise arvan, et eks meil siin aasta alguses või aasta lõpus piisavalt segadust nendega veel tuleb, sest kõik hakkavad väitma, et kuidas need andmed, mis nendest anduritest tulid, ei ole õiged või korrektsed, et siiani on alati olnud nagu inimkäsi seal vahel, kes on neid korrigeerimisi asju teinud, aga me läheme seda teed ja vaatame, kuhu me jõuame.
Siis edasi, nagu ma eelnevalt mainisin, selles äriprotsessis ka, et see tootmise planeerimine on hästi oluline ja me ei räägi sellest planeerimisest, et kui siin ka paneeldiskussioonis enne oli juttu, et kuidas, kes mida planeerib, et Eesti Energias ühelt poolt tehakse, ma arvan, et ma ei ole elus nii pikki, esimest korda ma ehmatasin ikkagi ära, nii pikki planeerimisprotsesse näinud, ehk et tegelikult planeeritakse 40 aastat ette, mis tundub täiesti müstiline, aga arvestades, et kui suuri investeeringuid tehakse ja kui kaua neid ka ette valmistatakse, siis on see arusaadav. Ehk et see kõige pikem perspektiiv on see ja teine, mis me ütleme, meie planeerimine käib niimoodi, et täna energiakaubandusmomendil planeerib ette meie järgmise päeva ehk homse päeva elektrienergia tootmist. Ehk et need on hästi olulised. Lisaks sellele, et kuna turg on hästi volatiilne, siis tihtipeale tuleb teha ümberplaneerimisi. Oli selline stsenaarium, turg liigub teises suunas, on vaja kiiresti ümber planeerida või mingisugused näitajad, sisendid muutuvad või mingid sisendid, mida me enne arvesse ei võtnud, on vaja uuesti arvesse võtta. Ja sellepärast on sellel asjal nagu hästi oluline fookus. Siis rääkisin juba kütuse kvaliteedist ja liikumisest online, et hästi palju on täna sellist tehnoloogiat olemas. Me oleme paar katsetust teinud, meil mõningad see tehnoloogiline katsetus on olemas ja esimene arusaam on, kuidas seda teha tegelikult, mida me tahame, et me tahame kõik meie siis kütuse liikumise teed sellega ära varustada ja mitte ainult siin ka põlevkivikütust, vaid me kasutame ka biomassi, et meil oleks ka sealt võimalik ka nende kohta teha koguda eelnevat informatsiooni. Plokkide efektiivsest automaatjuhtimisest sai juba ka räägitud ja siis varahaldus on nüüd see, mis on see seadmete hooldus ja remont. Et sellega tegelikult oleme me täna nii kaugele, et mina olen öelnud oma meeskonnale, et ootame, et me teame, mida me peaksime tegema infotehnoloogiliselt. Aga täna tegelikult äril ei ole see varahaldusprotsess enda jaoks äriliselt lahti mõtestatud. Esiteks on olnud igas ettevõttes see arusaam, kuidas seda teha, täiesti erinev. Meil on siis olnud, elektrijaamad, õlitehas, logistika ja kaevandused isegi on täiesti erinev, on ka Narva karjäärides ja on Estonia kaevandustes, et püüaks. Ja kuna nüüd toimuvad ka tänu Industry 3.5-le ka ettevõtete kokkupanemised, ehk et meil tuleb uuest aastast on siis energiatootmisettevõtte Enefit energiatootmine, kuhu kuulub siis nii elektrienergia tootmine kui õli tootmine ja teisel pool on siis Enefit kaevandused, kuhu kuuluvad siis nii allmaa kui pealmaa kaevandus ja logistika, et seal nii või teisiti tegelikult äri läheb kokku ja mõlemas uues struktuuris on ette nähtud ka siuke varahalduse siis valdkond eraldi, et ootame, kuna need nagu paika saavad, kuna suudetakse mõelda, mis sellest varahaldusprotsessist tegelikult äriliselt soovitakse saada ja siis lähme edasi, et muidu juhtub nii, et me hakkame midagi tegema ja jookseme eest ära ja see tegelikele ärivajadustele ei vasta. Ja viimane last but not least on ka turgudel kauplemine ja tööriistade laienemine, et loomulikult meil on siin olemas oma infotehnoloogilised vahendid ja süsteemid, lihtsalt jälle turud pakuvad täna nii palju rohkem võimalusi, samas on ka turul oluliselt suuremad riskid ehk kõiki nendega asjadega tegelikult tegeleda, siis on vaja lisaks funktsionaalsust juurde saada. Nii, ja selle pika jutu lõpetuseks kõigile, kes mõtlevad, et kas peaks hakkama ettevõtte digitaliseerimisega pihta või kuidas minna oma äripoolele.
seda nagu rääkima, et siis võib-olla mõned niisugused põhikohad, millele peaks alati mõtlema, et alustada tuleb ärist. Et nii kaua, kui te nagu tegelikult seda äri commitmenti ei saa, ükskõik kui hea plaan on, nii kaua saab see olla ainult kalevi all. See võib olla hea idee, aga seda ei ole võimalik realiseerida. Siis, kui te olete saanud ärist, kui tegelikult äri on lahti või uuesti mõtelstanud oma äri, et kas nii, nagu ta seda äri on teinud, kas seda tehakse ka järgmised 5 või 10 või 20 aastat samamoodi edasi, või tegelikult tema äri fookus kas muutub või äritegemisviis muutub. Kui see on lahti mõtestatud ja seal on aru saadud, kuidas seda tegema hakata, siis saab luua mingisuguse visiooni, millised võiksid olla need infotehnoloogilised vahendid. Et siin paneelis oli ka küsimus, et kas enne peaks tulema infotehnoloogia ehk et see infotehnoloogiline võimalus ja siis äri. Sellele on natukene keeruline vastata, sest infotehnoloogia annab ka ärile uusi võimalusi ja ma arvan, et neid tuleks või ka nagu arvesse võtta. Aga eelnevalt ikkagi tuleb selles äris kokku leppida ja siis saab selle infotehnoloogia sinna külge nagu switchida. Siis tihtipeale need visioonid ja plaanid lähevadki nii suureks, et see on ka see üks põhjus, ma arvan, miks siis 80% projektidest ei täida siis kas oma eesmärki, eelarvet või tähtaega, et tihtipeale süües kasvab isu ehk et see elevant läheb hirmus suureks. Et meie näite puhul ka, et see Industry 3.5 on selgelt programm, me oleme öelnud, et me seda programmi teeme miinimum 3, aga ilmselt 5 aastat järgnevat aastat ja võib-olla veel rohkem, aga et aru saada siis mida me täpselt teeme, siis me teeme seal selle programmi sees projekte, millel on siis konkreetsem eesmärk, konkreetne, mis selle asjaga nagu ära tehakse, mis sellest asjast nagu paremaks läheb. Ehk et tee siis see oma visioon tükkideks ja püüa siis teda tükkidena realiseerida. Veel üks soovitus on see, et see, mis meil on, ega me sellest nagu lahti ei saa, et neid ettevõtteid, kes siis saavad alustada nullist, et start-up'e, neid on ikkagi tegelikult väga vähe, enamik me ikkagi puutume kokku äridega, mida on tehtud 10, 20, 50, Eesti põlevkivi puhul 100 aastat, et siin on vist sobilik öelda, et meil on täna just on mitte konverents, vaid ütleme siis konverents Eesti põlevkivitööstus 100 aastat. Et see tähendab, et sul on mingi legacy kaasas ja nii hästi, ma usun, kellelgi juhtkonnas ei lähe, et öeldakse, jah, unustame kõik selle ära, mis vana ja sul on piiramatu eelarve ja sa võid nullist alustada. Ehk et püüa mõelda, kuidas seda vana ja uut tehnoloogiat omavahel integreerida ja kuidas sealt seda väärtust välja võtta ja vahest tuleb teha ka mingisuguseid järeleandmisi, kas siis ühe või teise kasuks. Et püüa seal nagu leida see õige tee. Ja katsetamine on okei, aga eksimine okei, et ainukene asi on see, et ei tohi siis väga suurelt katsetada, et kui me katsetame nagu miljonitega ja see siis nagu luhta läheb, siis on ilmselt halvasti, aga kui ma arvan, et me midagi katsetame, mille hind on siis paarkümmend tuhat eurot ja saame lihtsalt tarkust juurde, siis sellega ka ettevõtte juhtkond andestab meile. Et see on see alati, et mis on see eksimuse hind. Ja ole valmis enamaks, siin on nagu mitmes mõttes. Esiteks ole valmis enamaks, et sul on oluliselt rohkem ja targemaid inimesi vaja, mitte et mul oleks halvad ja rumalad inimesed, aga neid on lihtsalt rohkem vaja, teadmisi on rohkem vaja. On vaja rohkem partnereid, aga tegelikult
kui sa alguses ei saa vedama ehk et äripool on suhteliselt skeptiline, siis kui ühel momendil nad sellest asjast nagu aru hakkavad saama, siis tegelikult see voog, mis sealt tuleb või ma ei tea, 7. laine, mis sealt tuleb, siis sellel on selline tunne, et see nüüd meid ära ei mataks oma enda alla. Ehk et tegelikult äril ka süües kasvab isu ja ole valmis, et selline aeg tuleb ka, et meil see aasta täpselt selline aeg on, et meie käisime juhatuselt palumas, et lepime nagu natuke väiksema eelarve kokku, et me lihtsalt ei suuda seda mingite ressurssidega mõistlikult ära nagu manageerida, et ka nii võib juhtuda. Aga loodan, et see oli teile kasulik ja et te sellest ettekandest ka uut energiat saite. Aitäh minu poolt! Kuidas täna kaks küsimust korra? Palju digitaliseerivad midagi aastat teedes asutama Eestis? Ma mõtlesin, kui pikalt sellest teedes IT-teed õnnestus meil. Jah, siin peab tegelikult ütlema, et mida me tegelikult selle 40 aasta perspektiivis planeerime. Me ei planeeri tegelikult kõike, ehk et me ei planeeri näiteks elektrienergia tootmist. Et mida planeeritakse tegelikult, planeeritakse kaevandusi. Et ühe kaevanduse ettevalmistamine võtab aega tõesti, mina arvasin, et paar aastat, et see on väga pikk aeg. Tegelikult öeldakse, et kui 5 aastaga hakkama saadakse, siis see on väga hästi. Ehk et see on see, et kui me täna vaatame, et Estonia kaevandusel mingil momendil saavad varud otsa, siis me täna tegeleme tegelikult sellega, et kui Estonia kaevandus on nüüd siis nagu tühjaks kaevatud või lõpuni kaevatud, et me tegeleme sellega, et Narvas minna siis maa alla. Ja seda on juba 3 aastat planeeritud. Meil ei ole täna nii öelda mitte midagi tegema hakanud. Et see, ma loodan, et see on see pikk planeerimine. Aga infotehnoloogiat, nagu ma ütlesin, meil on selle industri kas või 3-5 raames on 5 aasta plaanid, aga olgem ausad, kui me aastat ette teame päris hästi, siis 3 aastat, ühesõnaga see, mis nagu siia aastasse või järgmisse aastasse ära ei mahu, see läheb sinna 3 aastasse. 5 aastat me tänasel Eesti Energias veel ütleme, et me IT-võimekus ei ole ise seal ja loomulikult siis ei ole see, kui meil endal ei ole seda võimekust, siis on raske nagu seda partnerilt ka oodata. Aga me liigume sinna suunas, et meil see on ja teistpidi loomulikult, kui see tööstusharu, kus siis ehk energiatootmise haru on siuke vana ja traditsiooniline ja suhteliselt vähe muutuv siis majandusharu, siis tegelikult infotehnoloogia iga päev tuleb midagi uut. Ehk et kui ma nagu mõtleksingi, et 3 aasta pärast ma tahaksin seda teist või 3. platvormi või tehnoloogiat rakendada, siis tegelikult ma arvan, kui see 3 aastat kätte jõuab, on oluliselt paremad võimalused, infotehnoloogilised lahendused olemas. Ehk et neid otsuseid sa pead ikkagi tegelikult selles ajajärgus. Ehk pigem sa planeerid ette, et mida sa kuna nagu digitaliseerid, milliste sammudega sa ette lähed seda nii-öelda äriprotsessi või äriprotsessi digitaliseerimist. Kuidas sa seda teed? Et see ilmselt on natukene siukene keerulisem. Ja võib-olla ma täna eksin, võib-olla ma aasta pärast ütlen, ei, tegelikult Erki, meil kõik on hoopis teistmoodi. Ma nüüd sain oma õppetunni, tegelikult peaks nii tegema, aga mu tänane arvamus on vähemalt see.
aga sul peab olema ikkagi seesama 5 aasta visioon, noh kas või seesama andmehõive programm, et millised tükid me millises kasutusele võtame, me proovime seda tehnoloogiat, kuidas me selle tehnoloogiaga edasi läheme. Loomulikult, kuidas need tehnoloogiad omavahel matchivad ja nii edasi, et kõike seda tuleb arvestada. Ja ma saan ka aru, võib-olla ma eksin, et esialgne suur projekt läks vigu just seetõttu, et puudus tunnetus sellest ärist nagu detaile, eks ole. Et on seal mingi siuke hea trikk, kuidas seda perioodi lühendada, mis ühel IT-juhil kulub nagu süvenemiseks ärisse, eriti kui see hüppe on nagu teie puhul panganduses kaevurite juurde, siis see on nagu päris suur vahe. Aitäh, väga põnev küsimus. Et seda ma usun küll, nii nagu ma tegelikult panganduses uskusin üldse, et ega IT-d väga siis teha ei saa, kui see sellest ärist aru ei saa. Et see on üks asi, mis ma nüüd arvan, et puhtalt IT-ettevõtted ütlevad, mis mõttes, aga tegelikult see on selle nii-öelda oma IT mingi väärtus ja ma ütlengi, et me räägime just sellest, et ta saaks sellest ärist täpsemalt aru. Et ehk IT-juht ettevõttes, kui ta on strateegiline juht, peab sellest ärist täpselt samamoodi aru saama. See, kui me siis pärast otsustame midagi teha ja seda partneritelt tellime, see on nagu täiesti fine ja ma arvan, et see on see tee, mida, aga nii-öelda strateegiat, sest IT-strateegia ei ole ju eraldi, see ei ole mingi iseenesest asi. IT-strateegia on puhas äristrateegia osa. Nüüd on küsimus, et kui hästi ta tegelikult selle äristrateegiaga haakub ja kui hästi ta on sellesse integreeritud. Ehk et selles mõttes ma arvan, jah, IT-juht peab aru saama sellest ärist, kuidas seda kiiremini teha. Esimene mõte on see, et no ilmselt oleks kõige parem, kui IT-juht istuks juhatuses. Ma võin öelda, et ma olen seda ettepanekut ükskord isegi teinud. Ma olengi öelnud, üks ettevõte mind püüdis värvata, ütles, et jah, ma tulen küll IT-juhiks, aga ainult sellel tingimusel, kui ta on juhatuse liige. Mind ei värvatud. Kuigi ma olin 2 viimase kandidaadi hulgas. Ma ei tea muidugi, kas see oli põhjus, aga ehk et tegelikult ettevõtted tihtipeale ei näe IT suurt osa. Mulle tundub, et tegelikult siin on üldises mõttemaailmas toimunud muudatus ja ikkagi paljud ettevõtted täna nagu näevad ja Eesti Energia näite puhul ma võin küll öelda, et IT-juht on kõigil tähtsamatel strateegiaüritustel alati kaasas, on pigem nagu nõutakse või oodatakse, et sa tegelikult tuled oma seisukohtadega välja ja seda asja eest vead. Kui et see, et sina istu seal keldris. Ja tegelikult ma veel, et kas siis ettevõtte juht peab IT-st aru saama, kui ettevõtte juht on nii-öelda IT-lembeline ja siin on mul hästi palju nagu näiteid nii Hando Sutteri kui ma arvan näiteks Aivo Adamsoni näol, et siis tegelikult see ettevõte ka rohkem infotehnoloogilisi võimalusi kasutab. See on küll nagu selge. Et sellest on suur abi, aga ma ei arva, et keegi hakkaks sellepärast nüüd või ettevõtte nõukogu endale juhatuse esimest valima selle järgi, et kas ta IT-kompetents on või ei ole. Kuigi võib-olla 5 aasta pärast on see täiesti normaalne.